mind ikkagi kõnetavad need üleloomulikud muutused inimeste eludes. No tõesti, krooniline alkohoolik näiteks sai puudutatud niivõrd, et nüüd on puhas, eks ju. Nüüd elab oma täisväärtuslikku elu või midagi muud. Keegi terveneb, keegi vabaneb depressioonist ja need kõik muutused on ju võimalikud läbi evangeelse töö ja Jumala sõna kuulutamise. TV7 teeb head tööd kuulutamaks evangeeliumi, Jumala sõna. Ja loomulikult võib Jumala sõna kuulutada ka täitsa tasuta. Lähed, räägid naabrimehele, kes Jeesus on või naabrinaisele ja mida ta sinu elus on teinud. Aga kui sul ei ole selleks piisavat julgust mingil põhjusel või sa ei taha seda teha või sul polegi naabrimeest, siis sa saad ju nii-öelda allhanke korras oma raha kaudu investeerida siis sellesse kanalisse, eks ju, ja siin on need inimesed, kes kõike seda teevad ja ulatuvad siis väljapoole. Kui sinul ei ole julgust olla see evangelist, kes astub mingi püünele ja kuulutab ja räägib, siis rahasta neid, kellel on olemas see eeter ja see auditoorium, et seda teha.